Kuigi rahatarkusest räägitakse rohkem kui vanasti ning inimeste teadlikkus rahateemadest on aasta-aastalt paranenud, on siiski veel pikk tee minna. No eks mina käisin koolis ka sellel ajal, kui rahatarkuse tunde ju veel ei olnud. Et ma arvan, et kui tänapäeva noortel on võimalus rahatarkus igasugustes projektides osaleda, siis kindlasti seda teha, et neid asju on sul elus vaja ja on palju lihtsam, kui sa õpid nad ära siis, kui sa oledki 12 või 15 või 18, kui siis, kui sa neid lõpuks 35 või 40 hakkad avastama, et tegelikult oleks ka rahatarkust natuke vaja. Ma arvan, et inimesed, kes on täna juba 50-sed, elavad paremini pensionärina, sest neil on see info tegelikult olemas. Et see, mis tänastel noortel ja lastel veel saama hakkab, kuidas nende tulevik hakkab kujunema, eriti arvestades, et kui paljudel lastel on juba mingisugused investeerimiskontod või kolmandad sambad vanemate poolt ette tehtud, selle liitintressi arvutus saab olema väga-väga vägev. Et noored tulevikus end rahaasjades turvalisemalt tunneks, ongi neil nüüd võimalik külastada rahatarkuse õppekeskust. Proovisime siia tuua siis selliseid sportlikke tegevuslikke elemente sisse, mis tähendab seda, et väga mitu eksponaati või siis nagu programmi on sellist, kus peab ka füüsiliselt asju tegema. Ja see võiks olla kõige paremini just nagu kombineerida seda, et need on nagu teadmised, on mingi tegevus, see võiks siis anda selle väikese pisiku, et asjad vastu huvi tekitada. Kui ma siia täna tulin, siis ma ei arvanud, et ma pean veel sporti ja trenni ka tegema hakkama, aga ma saan aru selleks, et see pere-eelarve ikka kokku tuleks, siis tuleb mul ka oma panus anda ja siin lindi peal raha teenima hakata, nii et teised juba väntavad ja ma pean hakkama kõndima nüüd. Joosta vist ei jaksa, aga mis meil siis siin nüüd on? Meil on kodu, transport. Triinul on vaja uusi sokke, näed. Triinul on vaja sokke, need tuleb ära teenida. D-vitamiini vaegus on, no ja see on eestlastel peaaegu kõigil. Lemmikloomad tahavad süüa, ise tahaks süüa. Mis meil on 700 eurot, on koos 2700. Triinu ei saa kooli väljasõidule ka. Teate, siin on tõesti täiesti eluline. Ma loodan, noored on natukene sportlikumad kui mina, aga selles mõttes on tore, et saad liikuda, saad targemaks ja sa näed ka tegelikult, mis päriselt ja pere rahakotti kõik võib niimoodi rahaliselt kuuluda. Teenime veel natukene. Ma saan aru, siin on tõesti üks. Kuidas te jaksate? No peab, ei ole midagi teha, keegi peab raha koju tooma ju. Keskuse ehitamine ja arendamine võttis aega pea 2 aastat. Kokku on 5 erinevat mängu, mis kõik on loodud just rahatarkuse keskuse jaoks. Ma vaatan, siin juba keegi tegeleb suuresti ettevõtlusega. Lähme vaatame, kas ma saan ka midagi kaasa aidata või teenida. Mis me siin nüüd tegema peame? Palli viskama, ma saan aru. Ja see on siis ettevõtlusteemane mäng ja siin on vaja valida õige vastus ja küsimus on teie ees. Milliseid koolis omandatavaid oskusi on mul vaja? Ja on 4 vastuse varianti ja tuleb õigesse korvi visata. Selge, ma mõtlesin, et siin tuleb niisama hakata täie jõuga loopima nii palju kui jaksad, aga päris nii ei ole ikka teadma, peab ka midagi. Nii, mis vastuse variandi me siis võtame? No nii, see on nüüd meeskonnatöö arutada. Ma arvan, et õige vastus võiks olla C või A. Noored saavad siit teadmisi eelarve planeerimisest, ettevõtlusega alustamisest, vastutustundlikust laenamisest ja investeerimisest. Mis mulle väga meeldib, on jätkusuutlikkuse mäng, et seal nad saavad teha T-särki ja T-särgi terve see protsess, et alates tootmisest või mis materjalis sa teed, kui palju sa töötajatele palka maksad, mida sa jäätmetega teed ja kaua sa seda kannad ja mis sa pärast selle T-särgiga teed. Et sellest kujuneb ka hind ja ka mõju keskkonnale. Mängides on ju siiski kergem asju õppida kui kuivalt koolipingis raamatutest tuupides ja nii haarabki ka mind väike hasart. Korteri sissemaks. Nii, nupuseinalt tuleb raha sissemaksuks teha, nii et hästi ruttu siis siit. Palju me raha saame siis? Nii, see on koordinatsioon ja 5000. No nii, 5400 on korteri sissemaksuks ka kogutud. Rahatarkuse keskus on eelkõige mõeldud 7. kuni 12. klassi õpilastele ja kutsekoolide noortele, mida aga soovitavad eksperdid noortele.
ma arvan, et see kõige olulisem on tegelikult kuskilt peale hakata, et ma ise olen ka kogu aeg nagu mõelnud, no küll ma alustan ja kogu aeg seda tegelikult nagu edasi lükanud ja ega seal midagi olegi, et nii-öelda nagu Nike hüüdlaus on just do it või et hakka peale või hakka tegema. Ükskõik, kui kust sa seda raha saad, alati pane osa rahast kõrvale. Isegi kui sa saad 10 eurot, sa saad selle 1 euro kõrvale panna.